Tere! Too tegur juuremärgi ette. Ehk kui sa vaatad seda ruutjuur 18, siis see ei ole täpselt mingisuguse arvu ruut, aga ma tahaksin tuua vähemalt osaliselt sealt seda arvu ruutjuure ette, et mul oleks need võimalikult lihtsad, need vastused. Selleks ma pean hakkama mõtlema, et millise korrutise ma võiksin sellest arvust 18 teha. Ja ma tahaks seda korrutist teha niimoodi, et ühest tegurist ma saaksin ruutjuurt võtta, teisest ei saa. Kas sul tuleb mingisugune mõte? Arvata on, kohe tuleb, et 2 korda 9 ja 9 on ju 3 ruut, ehk selline korrutis mulle sobib. Teen selle 18 praegu korrutiseks 9 korda 2 ja nüüd ma saan sellest 9 saan ruutjuure ära võtta. 9 ruutjuur on 3 ja see 2 jääbki sinna ruutjuure alla. Ehk mul jääbki vastus 3 ruutjuur 2. Ma olen toonud teguri juuremärgi ette, nii nagu töökäsklus käskis. Vaatame teist näidet veel. Ruutjuur 108. Nii. Siin ei ole nii lihtne seda ära arvata, et mis see korrutis võiks olla, kust ühest arvust saab ruutjuurt võtta ja teisest ei saa. Et võib-olla sul juba tuli, aga minul näiteks küll kohe ei plahvata nii, nagu seal 18 puhul plahvatab, et see on 9 korda 2. Aga kuidas on siis nii-öelda lollikindel tee öelda? Kõigepealt tahaksin võimalikult väiksed arvud jätta sinna ruutjuure alla. Ehk siis tasub mõelda, kas 108 jagub 2. Ta on paarisarv, järelikult jagub 2. Kui ma jagan 108 2, siis see oleks 54, ehk see on 54 korda 2. Aga 54 ei ole mingisuguse arvu ruut, järelikult see ei sobi mulle. Järgmine arv 2 on 3. Nii, mõtleme nüüd 3 puhul. Kas ma saan, kas ta arv 3-ga jagub? Nii, 1 plus 0 plus 8 on 9. 9 jagub 3-ga, järelikult ka 108 jagub 3-ga. Nii. 100-le kõige lähem 3-ga täiskümnetega on 3 korda 30 on 90 ja siis mul jääks veel 18 üle. 18 jagatud 3-ga on 6 ehk mul tuleks 36 korda 3. See sobib, eks, sest 36 on 6 ruut. Ehk ma saan teha endale siia korrutise 36 korda 3. Ja kui ma nüüd sellest 36-st võtan ruutjuure ära, siis see on 6. Sama tehnikaga, kui nüüd mulle 3 ei oleks sobinud, siis ma 4 jätan vahele, sellepärast et 4 on mingisuguse arvu ruut. Siis proovin 5-ga, kui 5 ei sobi, proovin 6-ga, see ei sobi, võtan 7. 8 tasub jälle vahele jätta, sellepärast et 8 on 2 korda 4 ja neid ma olen juba proovinud, ei aita. Et niimoodi saad siis järjest proovida, kuni ühel hetkel peab klappima. Nii, aga vaatame veel. Kui mul on nüüd niimoodi, et -2/3 korda ruutjuur 45, et seal arvu ja ruutjuure vahel on alati korrutamise märk. See pead meelde jätma. Ja töökäsklus on ikka seesama. Too tegur juuremärgi ette. Ehk see -2/3 siin ees on lihtsalt nagu kohver, mida ma tassin kaasa. Mõtleme. 45. Nii, 2-ga see ei jagu. 3-ga jagub, eks. 3, see oleks 15. Sellest ei ole ruutjuurt. Aga kui sa mõtled 5-ga, 9 korda 5. See sobiks väga hästi, sest 9 on ju arvuruut. Ja seda -2/3 seal ees tassin lihtsalt kaasa. Võtan 9 ruutjuure ära, see on 3. Ehk ma saan -2/3 korda 3 ruutjuur 5. Ja nüüd ma saan need 3 peas ära taandada, eks. Või siis teine võimalus on mõelda, et 2 korda 3 on 6, 6 jagatud 3-ga on 2. Ehk ma saan vastuseks -2 ruutjuur 5. See on see, kuidas sa saad tuua teguri juuremärgi ette. Head harjutamist!